arvestanud, et meil võiks ID-kaarti vaja minna, nii et jätsin selle Tallinnasse. Sellega hakkas pihta kohe esimene seiklus. Kõik, kellel olid dokumendid olemas, said sisse, aga mind koos 3 teise õpilasega viidi tagasi linna. Kui tagasi jõudsime, olid teised juba lõunat saanud ja olid juba esimeses klassis tundi kuulamas. Ka meie pidime kähku toidu ära sööma ning teistega liituma. Õhtuti toimusid mängud. Esimesel õhtul oli putukamäng. Näiteks öeldi, et putukal on 4 kätt ja 6 põlve. Meeskonna ülesandeks oli moodustada rivi joonest jooneni, aga ainult nimetatud arv kehaosi võis maad puudutada. Ning osalema pidid kõik meeskonna liikmed. Teine mäng oli kraana. Selleks oli siis konks, mille otsa olid nöörid, millest pidi kinni hoidma. Ülesanne oli selle konksu abil tõsta maast olevad puidust klotsid teise kasti ja tagasi. Kui need polnud lihtsalt mängud, kaotaja meeskond pidi jääma öövalvesse. Valvata oli kokku 8 tundi ja iga tunni aja tagant pidi valvurit vahetama kuni hommikuni välja. Tavaliselt sööma minnes me peatusime söökla ees ja üks kohalikest sõduritest hõikas jätku leiba, millele meie vastasime jätku tarvis. Aga kui me sööklast lahkusime ja rivis olime, hõikas mees, kokkadele toidu eest tänan. Me hõikasime vastu tänan, kuid seekord sellest ei piisanud. Ja ta hüüdis, nad ei kuulnud teid uuesti, kokkadele toidu eest tänan, meie veel valjemini, tänan. Teiselt poolt teed üks mees, kes samuti meiega tegeles. Nad ikka ei kuulnud teid, uuesti, mille peale üks sõdur jälle hõikas. Uuesti, kokkadele toidu eest tänan, millele veel valjemini, tänan, mille järgnes käsk parem pool. 3. päeval suundusime metsa. Meile õpetati, kuidas haavatut inimest kanda, käemärke ning mida nende peale tegema peab. Ja mis kõige põnevam, me saime ka relva lasta. Kuigi see tähendas osadele meist väikest ohverdust, kuna osad meist pidid tooma oma matid, et nende peale pikali visates lasta saaks. Vihma sadas, maapind oli liivane ja meie matte veeti mitmeid kordi edasi-tagasi. See tähendas, et kui me oma matid tagasi saime, olid need läbimärjad, kuid õnneks said neid telki kuivama panna, need kuivasid täpselt magama mineku ajaks ära.